oluliselt ajajärgus oluliselt varasemast siis skandinaaviapärane Visby turvis. Tegemist on brigantiinturvisega. See turvis ei ole riidest või nahast. Need needid, mida te näete, need hoiavad kinni tugevast terasest metallplaate, mis on selle turvise sisse neetud ja õmmeldud. Ja tegemist on võitlejaga Toomas Kalja klubist Turm, kes on siis meie teine finalist. Nii, ja lapsed, palun hoidke natukene sellest nöörist eemale. Ja algas meie finaalmatš duellide kategoorias Toomas Kalja sinises turvises versus Aleksei Sosnovski hõbedases. Kaalu erinevus, Toomas on natukene suurem, ta on löödid selle võrra tugevamalt, samas Aleksei on kogenum võitleja, rohkem käinud turniiridel, duellidel. Mõlemad võitlejad on ettevaatlikud, üritavad mitte vigu teha, otsivad avausi vastase kaitses. Oodatakse, et teine ennast avaks. Kahe kogenud võitleja vahel tihti üks viga võib tähendada mitut järjestikust tabamust vastase poolt, ehk kui ennast vales kohas avada, siis vastane teeb kohe seeria, millega ta saab päris mitu head punkti. Praegu väga tasavägine aeg, esimene raund. Mõlemad võitlejad võitlesid väga konservatiivselt, väga ettevaatlikult. Nii, ja esimene raund oli väga tasavägine. Võitlejad saavad nüüd minuti aega puhata teiseks raundiks. Mõlemal võitlejal klubikaaslased annavad nõu, mida teha. Nagu öeldud, ajalooline mõõgavõitlus on oluliselt tehnilisem ala kui esmapilgul. 10 sekundit aega võitlejad. Võitlejad 10 sekundit, kaitse 10 sekund. Ja Svein ja Ilja, pange ennast valmis. Svein ja Ilja, pange ennast valmis. Aeg, võitlejad palun platsile, preemia. Nii. Ja duelli kategooria finaalmatši teine raund. Aleksei Sosnovski klubist Valhalla, hõbedases turvises punasinise kilbiga. Toomas Kalja klubist Turm sinises turvises. Esimeses raundis hoiti ennast tagasi natukene. Mõlemad olid ettevaatlikud. Vasaga lenda peale! Lenda peale, lihtsalt Taavi, suru nurka! Suruda nurka, just nii! Välja! Aleksei, hoopis Aleksei Sosnovski suutis Toomase nurka suruda. Davai! Praegu mõlemad võitlejad üritavad teist nurka suruda. Ilusad löögid Toomas Kalja poolt. Lapsed, palun eemale sealt. No nii, Tom, nüüd jalga! Aeg! Raske öelda, kumb selle raundi võitis. Väga tasavägine. Aga siiski siin Aleksei Sosnovski suutis Aleksei suutis siiski endast raskema võitleja ka nurka suruda. Ja finaalmatš läheb ka kolmandasse raundi, kuna kummalgi võitlejal on praegu üks raundi võit. Kumbki võitleja on võitnud ühe raundi ja kaotanud ühe.
ja jälle võitlejatel hetk pausi taastumiseks. Toomas Kalja on natuke suurema kehakaalu ja tugevama löögiga. Samas Aleksei Sosnovski siiski suutis väga hästi enda vastase suuremat kaalu nii-öelda üle mängida ja siiski endast raskema vastase samuti nurka suruda. Ja antakse võitlejatele aega puhata. Ja finaalmatši kolmas ja otsustav raund. Toomas Kalja, Aleksei Sosnovski. Давно он не выходил в финал. Võitlejad teavad, et midagi tagasi hoida siin enam ei ole. Siin kas võidad või kaotad. Mõlemad üritavad. Selline surumine on füüsiliselt väga-väga raske. Sellised kerged löögid mõõgaga väga ei loe. Aga tugevamad löögid loevad. Kohtunik peatab, mõlemad võitlejad on staatus koos seal. Viib võitlejad tagasi keskele. Да, но он тяжелее Алексея, конечно. И он старше, это же который, по-моему, с Денисом дрался. Toomas üritab Aleksei nurka suruda. Aeg! Боюсь, что нет. Алексей молодец, конечно, дрался до последнего. Молодец, хорошо держался. Борьба должна быть заключена в дуэль. Это борьба. Хватание за руки щитом. Когда зажимает руку, это так бомбит сразу. Такой бред. Ты очень сильно устаешь. Он держит руку, ты пытаешься бить, начинается импульс к движению. Денис, ты еще не готов. Потому что в промбоях еще проще. Я бы его щитом тогда ёбнул. Я хотел его бить, но я не могу его бить. Я хотел его валить, я не могу его валить. Я стою там, и он меня бьет. Ja Toomas Kalja on võitnud meie esimese duelli kategooria. See on ühtlasi Toomase esimene võit.